Käes on juuli algus, kõik põllutööd on tehtud, panused pandud, jääb loota ja oodata ainult suurt viljasaaki. Tere tulemast siia Raplamaale Vigalasse, kus oleme täna tulnud külla Erki Plaamusele, et uurida, kuidas sünnivad viljelusvõistluse põllud. Viljelusvõistlus toimub sel aastal juba 20. korda. Erki, mitmel korral sina viljelusvõistlusel osalenud oled? Peaks 5. kord see aasta olema osaleda. Milline kogemus või milline aasta siis kõige eredamalt meelde jäänud nendest kordadest on? No üks eelmise aasta see Tallinnisu see rekordsaak kuiva aasta kohta, et siuke saak tuli 12,9 oli vist, jah. Lähme vaatame varsti kohe Erki selle aastasele Tallinnisu võistluspõllule ka. Aga enne veel räägi natukene enda majapidamisest. Kokku harime 9 hektarit enam-vähem, 820 on koristada sel aastal kõik kokku. Ja ülejäänud on siis heinaal osa. Mõni püsirohumaa on ja ristiku all on ka, et rapsile eelvilja saada. Aga Erki, kuidas vaadates tagasi käesolevale hooajale, kuidas sa nende keeruliste oludega hakkama said? No aeg hakkas keeruliselt. Jaanuari lõpus võtsin ju paljas külm tuli palja maa peale, lund ei olnud. Ja see võttiski meil talirapsi kõik ära. Talioder põhimõtteliselt läks kõik välja. Ja nisudes ka informer läks enamus läks välja. Ongi kevadel keeruline see, et vihma ju maikuus ka vihma ei tulnud meil ja kui see savi pole kasvama, võib-olla saab taime, siis ta tuleb, aga kui vihma ei tule, siis ta kasvama ei lähe seal ja ongi keeruline sellega. Ma olen su põldude peal käinud ja tegelikult neid olusid siin kevade vältel kogu aeg ka näinud, et tean, et tegelikult oled üpris hästi hakkama saanud ja põllud on viisakad ja kenad ja pakun välja, et lähme koos vaatame natukene üle. Oleme jõudnud siia Erki Tallinnisu põllule. Mis sul siin täpselt siis kasvab? Põllul on Tallinnisu emil, külvatud oa järgi, küll kuupäev oli 19. september ja ka suht hiljane kohe peale oa lõikus sai külvata. Sa ütlesid, et see Tallinnisu on oa järgi külvatud. Ma saan aru, et pöörad päris palju tähelepanu ka eelviljale. No, olen üritanud pöörata eelviljale tähelepanu. Ta ongi külvikord näeb välja nii, et ristik, siis tuleb raps, siis 2 aastat nisu, siis oder ja odra järgi siis tuleb uba või ernes ja siis nisu ja nisu järgi uuesti raps siis. Kui me nüüd siia sügisesse nagu tagasi tuleme, siis millest sa alustad või mida oluliseks üldse pead ka taimekaitse poole pealt, et juba puhtimisest alates? Me oleme kasutanud kõik puhitud seemet, et oma seeme on ka saanud puhtida ise üle. Ja on üritanud sügise teha ka kogu enamus põlde herbitsiidega üle. Aga siin eelmine aasta sügis läks nii niiskeks, et osa põllud jäid tegemata. Ja siin põllul ka pool põldu sai tehtud ja pool jäi tegemata, kuni prits sai tühjaks ja õhtu oli käes ja hakkaski sadama ja jäigi tegemata. Ja see oli hästi näha ka, et see osa, mis oli pritsitud, ilus puhas kevadel ja mis pritsimata jäi kumbrot oma jagu sees näha. Herbitsiidi tegemine sügisel on kindlasti äärmiselt oluline, see annab kevadel meile pikema ajaakna toimetamiseks. Aga kui jõuame nüüd kevadiste taimekaitsetööde juurde ka edasi, mida sa kindlasti oma põllul teed? No siin kõik põllud tegelikult on tehtud, on 4 ringi fungitsiidi saanud, ongi enam-vähem vahe 10–14 päeva ja 2 kasvu reguleerimise ringi. Oleks lihtsam koristada ja et ei lamanduks vili. Ma saan aru, et 4 fungitsiidi juba profülaktiline kaitse, tahad ennetavat toimet saada. Pikk kaitseaeg, et taimik oleks pikalt tugev ja terve. Erki, teeme väikse saagiennustuse ka siia. Mis sa pakud? Palju lõikad? Tea, äkki tuleb 10 tonni ära siit. Vähe pakud. Mis sa pärast nisu siia põllule külvad? Plaanid on taliraps külvatuse järgi. Siin juures ongi hea meelde tuletada, et Pasvil on käimas sügisene talirapsi kampaania, kus on võimalik oma agromaisi punktid 4-kordistada.
Erki, sa ütlesid enne just, et sa pole ammu hernes kasvatanud. Ei ole 6 aastat vähemalt ei ole kasvatanud hernest. Miks sa otsustasid see aasta hernest külvata? No ta oli rapshävines meil ju talvel täielikult ja kevadel see seemnete saamine oli keeruline ja herneseemet oli saada. Siis sai hernest külvata talirapsi põldude peale, osade peale. Ei tahtnud nagu suvirapsi panna savimaade peale, suvirapsi tärkamine on kevadel nii kehva siit savi pealt, et tundus, et õigustas see, et hernest sai panna. Mis ajal sa külvasid? See põld on külvatud 1. mai on külvatud. Ja harimisviis oli? No ta oli rapsi täielik hävine, et siin peha polnud midagi, ainult randaalimist. Ühtegi taim alles ei olnudki, et ainult randaalimine oli kevadel ja peale külvi oli siis rullimine. On kõik raske savimaa, et ta algus jäi suht ponku, aga rulliga läks ta paremaks ja idanema ta läks õnneks. Mis see külvise norm siin oli? 110 idanevat ruutmeetrile. Korralik norm, et siin juures tahaks öelda, et vähemalt 100 idanevat eraruutmeetrile herne külvinorm võiks ikka olla, et näeme siin põllul ka, et taimik on kenasti tihe, seisab hästi püsti. See on ka eelduseks hea saagi saamiseks. Taimekaitse koha pealt küsin ka, et mis sa teinud oled? No, pritsimis on olnud 3 ringi, on pritsimis. Esimene ring oli kärsaka vastu, teine ring oli koorumtass ja 3. ring oli lehepoor, kaalium ja siis Pictoractive. Otsustasid haigustõrjet teha? Jah, et äkki saab natukene paremini püsti, et kindlustada natukene. Aga Erki, ütle, mis siis on viljelusvõistluse põldude saladuseks? No, üks saladus kindlasti on need savimullad, mis niiskust rohkem hoiavad mullas. No siis taimekaitse kindlasti, pigem tihedamalt teha ja optimeeritult, et taim oleks pidevalt kaitstud. Ja mulla harimine. Siis ma arvan, et ega väga midagi ei teegi, eks. Mulle meeldib see töö ja nii läheb. Teed südamega? Südamega, jah. Soovime Erkile ja ka teistele viljelusvõistluse osalejatele palju edu ja teile head viljasaaki. Veel enne, kui jõuab kätte viljakoristusaeg, võtke hetk, et veeta aega pere ja sõpradega. Püsige lainel. BASF. We create chemistry.